lavanärv on, mul läheb hästi. Ma olen kogu aeg sõidus olnud lennukis ja viimasel ajal kodus vähe. Ehk siis saab ka vähe trenni teha, aga saab samas ka palju slackline'il olla. Seda on tore kuulda. Jah, et tegelikult ma ainult sellega tegelengi. Et ma kogu aeg sõidan ringi, teen slackline'i erinevates kohtades ja pikka aega juba. Okei. Aga kui me läheks nüüd kõige algusesse tagasi. Kuidas sa avastasid iseenda jaoks üldse slackline'i? Kes sulle seda tutvustas või kuidas? Ma tegin parkuuri. Kes teab, mis on parkuur? Kõik teavad. Jaa, ma tegin parkuuri ja ma alustasin parkuuriga, kui ma olin 13 aastat vana ja 5 aastat tegin parkuuri ja parkuuri ajal nägin ka, et mind huvitab tasakaal. Ja ma ei teadnud mitte midagi slackline'ist ja siis parkuuri foorumis postiti video slackline'i võistlusest ja ma olin, vau, ma tahan ka proovida, sest hoitakse tasakaalu ja tehakse trikke, sest parkuuris tehti ka trikke. Ja ka seda kõike sellisel lindil. Ja mul tekkis võimalus Eestis täitsa proovida lühikest slackline'i 2010 aasta. Praegu tundub see juba väga ammu, aga see oli 15 aastat tagasi Põlvas. Ja ma proovisin saltot teha kohe esimesel päeval. Ja see ei tulnud ära mul. Ja ma tahtsin ikkagi ära teha, aga esimene tunne, mis mul oligi see, et kas see on üldse võimalik. Et liin väriseb, jalg väriseb, ma ei oska, mul ei ole tasakaalu, aga ma proovisin ja läks 30 minutit mööda. Ja esimene slackline oli kõnnitud. Ma ütleks, et see oli nii pikk kui 200 slackline'i pikkust. Et algul ei saanud 2 sammu teha, kui ma proovisin uuesti sammu kaupa. Lõpuks 30 minutit hiljem oli kõnnitud. Ja niimoodi see alguse saigi. Aga kui kaua võttis siis aega, et esimene trikk siis tuleks välja? No, ütleme, kui trikk on salto, siis et ära maanduda salto mul võttis 4 kuud aega. Ikkagi, et ära maanduda. Ma mäletan, et sel päeval ma miski pärast ei olnud koolis. Ja ma läksin metsa harjutama, tegin salto ära. Üksi täitsa tegin trenni metsas ja siis esimese asjana saatsin oma sõpradele SMS-i, et tegin salto ära. Nemad olid koolis seal ajal. Et see jah, aga oleneb, sõltub trikist ikkagi. Sest ma ütleks, et kõndimine, tasakaalu hoidmine on ka omaette trikk. Ja et juba kindlamalt tunda ennast slackline'il, selleks läks võib-olla 2 kuud kindlasti aega. Kui ma sain juba väiksemaid hüppeid teha, sest jalgadel väike hüppe on ka juba trikk. Kindlasti, nii lahe. Aga kui sa mõtled siis rohkem selle peale, et palju sa umbes nagu trenni tegid, kui sa nagu alustasid, et jõuda siia, kus sa nüüd oled, et näiteks võtame 13 aastat tagasi, mitu korda nädalas sa trenni tegid? 13 aastat tagasi, see oli, ja kui ma võtan täpselt 13 aastat tagasi, siis ma tegin palju trenni, sest ma olin veel Tallinnas sel ajal, jaanuari lõpus 2012 ja ülikoolis õppisin ma olin sportlik, ma arvasin ja ma õppisin kehakultuuri ja ma käisin loengute vahel pargis videosid filmimas ja see oli peaaegu iga päev. Siis oli iga päev, iga ilmaga, vihmase ilmaga, lumise ilmaga ja see oli ka hetk, kui ma läksin ära põhimõtteliselt 13 aastat tagasi ja ma läksin veebruari alguses ära Madonna tuurile. Ehk siis hakkas veel suurem trenn pihta. Ma tegin väga palju trenni, peaaegu iga päev oli vaja tol hetkel teha. Ja iga päev kindlasti paar tundi. Ma ei ütleks, et 8 tundi, sest need 8 tundi ei ole väga pikalt tehes väga produktiivsed. Sest ikkagi keha vesib, aju ka vesib. Ma ütleks, et kui ma tegin terve päev trenni, see tähendab seda, et ma tegin 2 tundi trenni, tulin tagasi, jõin teed, puhkesin, siis läksin uuesti. Kas oli valge õues või oli pime õues, kui oli pime, siis ma läksin, otsisin, kus oleks natukene valgust. Ja sest mul oli vaja trenni teha, ma tahtsin osaleda videovõistlusel ja seal ei olnud väga palju aega selleks, et
venitada, sest igal nädal tuli uus trikk ja iga triki jaoks oli ka ainult üks nädal aega, et ära maanduda ja kui ei maandu ära, siis ei pääse edasi osalema. Ja see oli väga pingeline aeg ja. Aga võrreldes siis praeguse hetkega tegid rohkem trenni või nüüd teed rohkem trenni või kuidas siis nüüd see trenni balanss on? Ma teen vähem sellist rasket trenni ja rohkem tarka trenni. Et see tähendab seda, et ma tean täpselt, mille jaoks ma lähen trenni tegema. Ja eks mul on teisi ka kohustusi ja võib-olla rohkem reisimist seoses Slackline'iga, siis ei ole seda üleliigset aega, et nüüd ma lähen ja terve päev olen õues. Okei. Aga sa korra mainisid ka seda Madonna tuuri. Jah. Et kui nüüd minna selle juurde, siis palju te seal trenni tegite päevas, kuidas nägid teie trennipäevad või sellised tavalised päevad välja? Me alustasime veebruaris 6 päeva nädalas. Hommikust õhtuni, alguses oli see kella 9 hommikul algas ja lõppes kell 6 õhtul. Ja siis hakkasid päevad pikemaks minema, vastavalt, et kui palju meil oli juba laule tehtud, tantse ja koreograafiat. Ja läksid aina pikemaks ja veebruar, märts, aprill-mai oli juba niimoodi, et kui alustasime kell 9 hommikul, lõpetasime kell 1 öösel. Olime hotellis. Väga pikaks läksid tööpäevad, aga see ei tähendanud seda, et ma olin kogu aeg midagi tegemas, et vahest pidi ootama tund, 2, 3 isegi päeva jooksul, kui midagi järgmist sai teha. Ning ütleksin, et viimane kuu enne seda, kui tuuri reaalselt algas, oli kõige pingelisem, siis me tegime 7 päeva nädalas. Siis ei olnud seda ühte puhkepäeva ka meil enam. Aga siis hakkas tuur pihta. Juunikuuga ja trenni oli vähem, sest kõik oli juba valmis tehtud. Tuli ainult korrata midagi lihvida ja siis oli juba elu lihtsam. Aga vahepeal tuleb hästi palju teha selleks, et hiljem oleks vähem teha. Absoluutselt. Aga mäletad sa seda, kui et oli see nagu hüppelaud su nüüdsele karjäärile või kuidas sa nagu kujutaksid seda ette nüüd siis pikas perspektiivis oma karjääriredel, et mis hetk see oli? Jaa, kindlasti, sest ma olin teinud Slackline'i ainult 2 aastat tolleks ajaks ja pärast seda hakkasin veelgi intensiivsemalt, veelgi rohkem trenni tegema. Ja see aitas mul ikkagi tagantjärgi väga palju. Sest ma nägin maailma, ma teadsin täpselt, mida ma tahan ja ma ei tahtnud peatuda, ma tahtsin rohkem trenni teha. Ja siis hiljem oli mul ka millega võrrelda, mul olid teised projektid, mul olid teised tööd, et filmitööd, kaskadööritööd filmides ja ma nägin, kuidas erinevatel projektidel, kas siis tuuril või filmitöös tööd tehakse üldse. Et sest enne seda mul ei olnud aimu, et kui lihtne see on või ei ole. Okei, aga hüppame nüüd siis korra selle filmi poole siin, et kust tuli üldse selline mõte, et Itaaliast Sitsiiliasse minna üle Slackline'i ja seda 3,6 kilomeetrit proovida? Jah, hea küsimus, sest kuna ma olen Red Bulli sportlane, juba viimased 5 aastat ametlikult ning aeg-ajalt teinud projekte koos ja Red Bull Itaalia, nad teadsid, et nad tahavad Slackline'i projekti, aga mis see oleks see suur projekt 2024, kõige võimsam. Ja me mõtlesime erinevaid ideid ja alguses ei olnudki just see koht, et kõndida Sitsiilia saarele plaanis. Et see tuli hiljem ning kui ma nägin seda vahemaad, ma mõtlesin Google kaardil, tõmbasin joone, vaatasin pikkust 3,6 kilomeetrit ja mõtlesin, see võib ju olla kõige pikem Slackline kunagi maailmas, mis on olnud sellele. Kui me saame selle Slackline'i sinna üles rippu, siis see on kõige pikem tõenäoliselt.
sest kõige pikem enne seda oli ainult 3 kilomeetrit mägede vahel. ja hakkasime tööd tegema, et kuidas ja sealt edasi arendaski, kuna see tundus nii võimas idee, kõige võimsam, mida me saame teha eelmisel aastal, siis proovime ära teha. aga kas oli hirmutav ka mõelda, et nüüd päriselt peadki hakkama seda tegema? Ja alguses ikkagi hirmutab see, et kuidas seda teha, sest ei tea teha. Tegelikult ei tea, kuidas kõndida nii pikka vahemaad, ei ole kunagi kõndinud. Ehk see tähendab seda, et ma pean hakkama kõndima kusagil, ma pean trenni hakkama tegema, kodus maja ees 100 meetrit kõndida edasi-tagasi ei ole piisav, ma pean leidma koha. Ja ma leidsin koha Kiviõlis 2 Tuhamäe vahel ja ma harjutasin hästi palju 2 Tuhamäe vahel tänu Kiviõli seikluskeskusele. Oli suureks abiks mulle ja seal oli vahemaa 1,4 kilomeetrit ning ma käisin alati Pärnust Ida-Virumaale, sõitsin, et ma saaks trenni teha ja oli ka selliseid sõitusid, kus ma sõidan kohale, tuul on liiga tugev järsku ja ma ei saagi kõndida. Aga pikk see trenni või ettevalmistusprotsess lõpuks oli siis? Pool aastat. Ma alustasin Kiviõlis kõndimist veebruaris ja juulikuus oli meil Itaaliasse projekt. Okei, aga oletame nüüd, et sa lähed sellesse hetkesse tagasi, sa oled seal tornis üleval. Mis käis su mõttes läbi meeter enne slackline'i peale astumist? Pikkus hirmutab ainult siis, kui mõelda numbrile 3,6 kilomeetrit. Aga kui ma olen seda vahemaad juba varem, ütleme, edasi-tagasi vahemaad kõndinud, ma tean, et ma olen ka 5 kilomeetrit kõndinud, mitte küll ühes pikkuses, aga niimoodi edasi-tagasi 1,4 korda tähendabki peaaegu 5 kilomeetrit, siis järelikult füüsiliselt ma jõuan seda teha ja vaimselt ka ilmselt. Natuke eneseusku juurde, et siis peaksin võimeline olema ka 3,6 kõndima. Aga seal on alati küsimus, et kas see ilm on hea kogu see aja jooksul, millal ma kõnnin, sest rohkem hirmutab see aeg. 3 tundi on kõndimine, 3,6 kilomeetrit, 3 tundi järjest, vahepeal ei tohi maha istuda, et ainult seisan ja kõnnin, hoian käsi üleval. Aga samas hetke enne seda ma mõtlen, et mida rohkem ma venitan aega, ütleme, läheme 10 minuti pärast. Äkki siis ma tunnen paremini ennast. Siis ma tean, et 10 minuti pärast, kui ma alustan, siis ma pean ikka need 3 tundi kõndima. Ja vahepeal mul on need 10 minutit juba möödas, et see ei kao kuhugi. Lõpuks ma pean ikkagi 3 tundi seal. Ja mida varem ma sinna lähen peale, seda kiiremini see lõpeb. Ja pigem jah, teha see samm ja vaikselt, kuni lõpuks ma avastan ennast, et ma olen juba poole peal. Ja hirmutab võib-olla rohkem see aeg kui pikkus. Aga kui seda projekti ette valmistasin, ma käisin hästi palju kordi seal Itaalias vaatamas, mõõtmas ning iga kord, kui ma läksin, see vahemaa tundus mulle aina lühem ja lühem. Ja samuti ka, mida rohkem ma trenni tegin, seda kiirem mulle tundus ka kõndimine, et kui ma algul kõndisin 1,5 tundi, 1,5 tundi Kiviõli minu trenni slackline'i, siis hiljem ma sain sama vahemaa kõnnitud juba 40 minutiga. Ja see kõik tundus selline kiire tegevus, mida rohkem ma tegin, seda rohkem ma harjusin ja see oli parim trenn. Aga kui sa olid selles hetkes, kas vahepeal oli selline tunne, et no rohkem ei jaksa, et lõpetame ära ja lähme ära. Oli ikka tahe, et lähme lõpuni ja teeb ära selle? Ma tean, et seal peal olles nüüd rohkem ei jaksa ja ei taha. Küll võib ära väsida, aga maha ei saa astuda. Kui ma olen keset liini, mul on variant kas kõndida edasi või kõndida tagasi. Ja see võtab ükskõik palju aega. Ikkagi võtab palju aega, et kõige parem viis ikkagi sealt maha saada on lõpuni kõndida. Ja on küll võimalus, kui midagi juhtub, päike lööb pähe, kaotan teadvuse, siis mul on olemas helikopter, mis mind päästab.
aga helikopter on ainult äärmuslik variant. Et viimane variant, mida me kasutame, kui on vaja reaalselt mind päästa sealt. Aga ma pigem ei taha seda varianti. Ma pigem rahulikult kõnnin üle, kui õnnestub. Arusaadav. Sest ma toon veel näite, kuidas see mõte, et 3 tundi, see võtab nii palju aega. Ma võrdlen seda Instagramis scrollimisega või TikTokis. Ma võin avastada ennast ka kodus, et võtan korra, vaatan mul on vaja email saata või vaatan ühte videot, mida mulle sõber saatis. Ja nüüd ma avastan tunde, aga hiljem ma ikka vaatan neid videosid. Et samas 3 tundi scrollida videosid läheb ka njuhti väga kiiresti, nii et 3 tundi kõndida. Et ma võrdlengi scrollimisega tihti, et unustan ära ennast. Väga võrdlus. Jah, et tihti me võime sotsiaalmeedias ennast ära unustada mitmeks tunniks, et siis tundub see vahemaa kõndida 3 tundi, mitte nii hull. Absoluutselt. Aga mis oli see emotsioon? Sa tuled, astud selle Slackline'i pealt maha, sa tead, et see on tehtud, sa suutsid seda. Mis su esimene mõte oli, mis tuli kohe pähe? Mul oli janu kindlasti, sest oli väga palav. Ma ei olnud harjunud Lõuna-Itaalia ilmaga, sest Eestis ma ikkagi enamus ajast tegin külmemas kliimas trenni. Lihtsalt meil see suvi ei tulnud nii pea siia. Ja hea tunne oli, sest ma teadsin, et on kõnnitud üle, eesmärk on täidetud. Esmane eesmärk üle kõndida, jõuda Sitsiilia saarele. Ning ma ütleks hetk hiljem, kuna see väsimus koheselt tekib ka peale, et nüüd on kogu koormus õlgadelt nii-öelda maha tulnud saanud. Hiljem oli ka kopsudes väsinud tunne. Ma ei olnud harjunud ikkagi nii pikalt hingama intensiivselt, sügavalt hingama 3 tundi järjest. Ja kopsud valutasid ka veel järgmine päev ja ülejärgmine, mida ei olnud kunagi varem juhtunud. Okei, väga emotsioonide rohke kindlasti ma usun ka oli see lõpp, et... Jaa, aga ma olen võib-olla tagasihoidlikum poiss ja Eestlane. Ja, et ikkagi oodati, et kuni ma tulen tornist alla ja tulin tornist alla, meil olid seal turvamehed ja kogu maa oli pealtvaatajaid täis ja selline täitsa nagu lava peal seisaks tunne oli. Et nüüd ma olin muidugi inimestele lähemal ja mitte 200 meetri kõrgusel, vaid ainult 10 meetri kõrgusel. Ja pärast kõndisingi, et tähistamine toimus pärast. Et hea tunne oli seal puhta nahaga maha saada. Me ütleme niimoodi ja edukas ikkagi lõppkokkuvõttes. Aga kuidas te üldse valite neid sihtkohti või nüüd olid Dubais just ja Amsterdamis ja Eestis oled nende kõrgete hoonete vahel, et kuidas, kas keegi on, kes otsib või sa ise vaatad, et siit ju võiks minna nüüd kõndida või kuidas see käib? Eestis ma olin Swiss Hotelli kaksiktornide vahel Tallinna kesklinnas, 2 kõrgemat kaksiktorni ja see idee mul tekkis veel ülikooli ajal 2011, siis ma postitasin ka sõpradele pildi, kuidas ma joonistasin 2 torni vahele joone, et ma võib-olla kunagi kõnnin seal vahel. Ja 7 aastat hiljem ma kõndisin ja ma tegin saltot tegelikult seal vahel, 2 torni vahel. Et pikk teekond oli, sest alguses ma ei teadnud, et ma üldse, kas üldse saan, ma ei kõndinudki kõrgustes alguses. Ma tegin trikke ainult madalal ja seejärel lõpuks saimegi saltosid tehtud seal vahel. Kuigi minu esimene idee oli seda illegaalselt teha, aga õnneks tegime seda kõike ametlikult ja ma olen kõike ametlikult teinud ikkagi. Ja teised riigid, Rotterdam, Kazakstan, Itaalia ja et Dubai oli viimane. Alati on kas soov teha midagi unikaalses, ilusas, huvitavas kohas või teha uut rekordid. Ning näiteks Dubais oli hoopis influencerite ehk siis suunamudjate üritus ülemaailmne, kus avamine toimus tänu just Slackline'i esinemisele. Et
see oli slackline'i esinemine 2 kaksiktorni vahel Dubais ja see oli esimene slackline'il kõndimine tornide vahel Dubai linnas. Jah, absoluutselt. Oleks nii palju küsimusi veel mida küsida, aga kuna aeg kisub peale, siis ma küsiks veel sellise viimase küsimuse, et slackline'i kõndides trikke tehes neid eksimusi tuleb päris palju, et kukud ja ikka saab haiget ja niimoodi, et kuidas sa leiad võib-olla selle motivatsiooni, et sa lähed nüüd tagasi, sa proovid uuesti, kukkusid 20 korda, ikka lähed ja proovid uuesti, et kust see motivatsioon tuleb? Sest ma tean, enamus trennist ongi kukkumine. Teisiti see ei olegi. Ma võin, kui teil proovin trikki teha näiteks, ma tean öelda üks trikk, mida ma olen 1 korra elus teinud. Ja ma olen ainuke, kes on seda ära teinud. 2-kordne tagurpidi salto. Mul kulus 6 aastat, et see trikk ära teha. Ja sadu, võib-olla paar tuhat korda, et proovida. Ja iga trikk, mida ma olen teinud, alati ma tean, et see ei tule esimesest katsest. See tuleb sellest veel üks katse idee, et ma teen 10 katset ja nüüd ma hakkan koju minema, mõtlen võib-olla, teeks veel 11. katse või 12. Ja siis alati see veel üks katse on olnud kas natuke parem, mis annab mulle lootust ja motivatsiooni veel proovida, sest lõpuks ma ikkagi leian õige tehnika, tuleb see õige päev, millal on trikk ära tehtud. Aga see kõik alati tulebki läbi selle veel üks samm, veel üks katse, veel üks kukkumine. Ja samamoodi ka pikad liinid kõnnitakse, et veel üks samm. Iga eesmärk elus, ma ütleks, mul on eesmärk saltot teha või eesmärk liini lõpuni kõndida. Ma näen seda lõppu, ma ei tea, kuidas ma sinna jõuan, mitu kukkumist mul juhtub tee peal. Ja filmin, õpin, proovin võib-olla alguses on 5 kukkumist, järgmine kord on 2 kukkumist, kui ma uuesti proovin ja lõpuks võib-olla on puhtalt kõnnitud see liin. Et ikkagi läbi põrumise ja kukkumise ja ma arvan, et õppimine sealt, et see motiveeribki, et siis ma tean, mida ma valesti tegin või õigesti. Alati ei olegi valesti või õigesti ja tihti viib edasi veel üks kord ikkagi proovida, sest ega me ei teagi, kas kõndimisel just jalg niipidi või naapidi on see õige, sest see võib toimida minu puhul ühtemoodi, teise inimese puhul täiesti vastupidiselt. Kindlasti meie noortele kuulajatele ka siin väga suur inspiratsioon, et ikka minge ja tehke veel ja kukute ja proovige uuesti ja pane edasi. Jah, et algul tundub kõik hirmus, kõik mis on uus on hirmus. Ma mäletan, esimene slackline kõrguses, esimest korda autoga sõitis, esimest korda jalgrattaga. Ma mäletan siiamaani, kui hirmus oli esimest korda jalgrattaga, ma panin vastu seina. Aga nüüd ma oskan ja nüüd nagu see idee, et alati tuleb kukkuda ja valesti teha, see käib käsikäes, teisiti ei saagi. Absoluutselt, aga suur aitäh sulle. Aitäh teile. Ja nüüd on siis aeg, kui Jaan näitab meile mõningaid trikke. Jaa, siin saab selliseid väiksemaid, nagu ma enne mainisin juba, et saab ka kõndida, mis on omaette trikk. Ühe käega kõndida on raskem. Vaatame palju tähe läbi hoida. Ops, see oli nagu kitarri keel. Sellised lühikesed liinid, nad on ühendada just staatiliste trikkide jaoks. Nimetame neid joogatrikid.
natuke madal, aga. Siis see, mida slackline'il peal teha saab, see sõltub ka, kui pingul on slackline, kui pikk see slackline on, sest näiteks kui on 3,6 kilomeetrit või isegi 100 meetrit pikk slackline, seal peal hüpata ei saa, sest ta ei viska. Aga kui on lühike, siis on nagu batuud. Natuke pikk, ma lähen selle lühema peale. Siin ei vaja. Ja lühikesel ja proovi veel, sest kuna ta liigub hästi vähe külje peale ja siis kui on tasakaalu tunne juba olemas, siis just tahaks, et liin liiguks rohkem. Et kui alguses on lihtsam kõndida, kui ta on pingul, siis lõpuks on ikkagi, ütleme, lihtsam, kui ta on lõdve, sest siis ma saan ise seda nagu lumelauda või rula all liigutada jalgadega. Jah. Nii lihtne 3-meetrisel. Et ja selliseid väiksemaid hüppeid saab teha ja jalgadel enamasti. Ja kui liinid lähevad juba kõrgemaks, pikemaks, siis saab juba hüpata ka selili, tagumikul, kõhuli ja hästi pikad liinid on ainult kõndimiseks. Ning liinid on ka erinevad. Need on laiad, nagu turvavöö, sama lai. Ja mis on kõrguses, need on poole kitsamad. Et kui vaatate enda sõrme, täpselt sama lai on see liin, mis on seal kõrguses. Sõrme laiune. Väga äge. Ja alati ei pea ainult ette kõndima. Võib ka tagurpidi. Siit järgmine tase on ümberpööramine. Tuli ära. Ja nii. Juba hinna. Nii, aga... Suurepärane, suur aitäh. Aitäh teile. Saame edasi vaadata. Edasi küsida ja vaadata. Yeah. Suur aitäh. Kas me saame filmi käima panna? Jaa!